Ära neid kinni pane praegu. Laseb need klotsid sinna alla ära. Sarnaselt tuhandete teiste Eesti meestega möödub ka Jaanuse töönädal teisel pool lahte ehitustöid tehes. Kunagine tippurjetaja Jaanus leiab täna, et just ehitaja töö on tema kutsumus. Ma olen nii mõndagi teinud. Et olnud suurtes kollektiivides ja liinitööd teinud ja ei ole nagu seda õiget kohta leidnud. Et kunagi ma olin ka mingi aeg treener, purjesporditreener. Kanseldasin niisuguseid 13-aastaseid poisse. Aga see ei olnud minu kutsumus. Aga kui ma tulin selle ehituse peale, siis siia ma olen jäänud ja seda mulle meeldib teha. See on niisugune loominguline töö, et sa iga päev teed midagi uut ja sa lood midagi, mis jääb ja teistele kasuks on ja silmailuks ja. Kui Jaanus alustas Soomes 5 aastat tagasi lihttöölisena, siis tänaseks on saanud temast tööandja. Väikeses ehitusfirmas töötab mitmeid Jaanuse sugulasi, sealhulgas ka tema vend. Vennaga on hea koostööd teha sellepärast, et ta teab ise, mis ta teeb, ei tea ütleb. Mõne mehega teed koostööd, siis pead kogu aeg rääkima, mis teha ja kuidas teha. See on õige koht. See panedki siia. Mõistame üksteist, kuidas, kus ja mis läheb. Et ma ise teen ka kogu aeg tööd ja et ei ole siuke ülemus, et istun kodus ja Jaanuse firma teeb ehitustöid peamiselt Helsingi ümbruses. Kuna suure osa päevast veedab Jaanus autoroolis, siis on Soome pealinna tänavad tema jaoks juba kodune keskkond. Nüüd suvel on need viimased päevad on küll olnud nii, et õhtuti saab objekti peal olla, aga enamus aega olen istun autosse ringi sõitnud, käinud objekti vaatamas, vedanud värve objekti peale, käinud vaatamas, et kõik sujub. Liiklus on ikka tukmad parem kui Eestis on. Siin on hea rahulik sõita, keegi trügi kuskile. Süstijaid ei ole peale eestlaste. See on siis siuke, kus me oma asju hoiame. Siuke koht. Et siin me hommikuti saame tavaliselt kokku, räägime oma sõjaplaanid läbi ja jätkame oma teed. No morjesta. Ole, ma jätan selle tilinumeru sulle sinna samasse paika, mis see raha oli. Aga need toised laskud võid laita sinna eestin. 195 senttinen pätkä. Mitä liista? 195 senttiä. Oota, mis liista sa tarvitad? Se on valkoista. Tämä seal. Mis liistudel vaja on? Soome tööle jõudmine on Jaanuse puhul läinud käänulisi teid pidi. Enne Soome tulekut oli ta 2 aastat ühes Tallinna gümnaasiumis kojamees. Kuid enne kojamehe tööd elas Jaanus mitmeid aastaid Saaremaal ema juures ja veeretas vaid alkoholi abil oma päevi õhtusse. No ma olin ikka päris põhjas, et nii palju, kui seal maakohas põhja sai minna, et ma ikka naeran, et ma prügikasti ja ootekolonni jooma ei saanud sellepärast minna, et prügikasti ei olnud seal niisuguseid avalikke ja ootekolonni poes lihtsalt ei möödud. Vahest oli nii, et ma läksin õhtuti magama ja lootuses sellest, et ma enam ei ärkaks. Et ma olin ise juba nii väsinud kõigest ja ma ei osanud lihtsalt midagi ette võtta peale joomise. Siuke tüüpiline eestlaste elamine. Et siin selles toas on nüüd 4 meest. Ma arvan, see viimane aeg oli kuskil 7-8 aastat, kui ma üldse kaine ei olnud.
seal nende aastate jooksul võib-olla tuli nädal aega, niisugust kainet aega. No muidugi välja arvatud see, kui ma olin vahepeal haiglas ja need päevad ka, aga ütleme nii, kui ma ikka kuskil liikuda sain, siis ma ikka jõin. Saaremaalt pärit vend Toomas oli tol ajal oma alkohoolikust vennale kehtestanud karmid reeglid. Et kui ta jõi, siis ta ei tohtinud meile tulla ja ikkagi. Eks ta muutus tüütavaks esiteks, eks ju, norivaks ja ma ei tahtnud, et mu lapsed seda nagu näevad, sest ma ise nägin seda lapse peale piisavalt ja sest on küll. Me oleme tulnud jah kahjuks sellisest kohast, kus meil ka isa jõi. Ta jõigi ennast uput. Need jätavad oma teljed. Oma eesmärgid sportlasena suutis Jaanus enne põhjalikult jooma kukkumist ikkagi ellu viia. Üks eesmärk Nõukogude Liidu meistriks tulla, see jäi täitmata, aga ma olin üsna seal eesotsas ja ma olin üsna lähedal sellele. Et selles suhtes ma arvan, et ma tolle aja kohta sain kõik, mis tollel ajal saada võis olla. Et ma olen, kui ma nüüd hästi mäletan, siis ma olen vist kas 5- või 7-kordne Eesti meister erinevates klassides ja siis igasuguseid muid võite. Ja samas võib öelda, et see purjetamine rikkus natuke mu elu ka. Nii nagu tihti läheb, et kui sa oled edukas sportlane, siis sa lähed ülbeks lihtsalt kätte ja eks minuga juhtus sama. Et olin ennast täis ja mõtlesin, mina tean kõige paremini, mida tuleb teha. Ja see oli selle alkohooliku tee üks alguseid, kus sai hakatud juba kõrtsudes käima ja just nimelt sellepärast, et ma tean, mis ma teen. Ma selle asemel, et trenni teha, ma läksin kuskile pidu panema ja seda nägi treenerid ja sinna see lõpuks püsime jäigi. Et siis öeldi, et meil ei ole sihukest meest vaja ja vaatamata sellele, et sa hästi sõidad, aga me ei vaja su teenuid. Pideva joomise tõttu tulid kaklused ja vargused, mis tõttu pool aastat oma elust veetis Jaanus Patarei eeluurimisvanglas. Alkoholile tegi mees järsu lõpu 7 aastat tagasi. Ega siin kellegiga eriti ei suhtle ja pole aegagi. Õhtul tuled töölt koju kõht täis ja räägid naisega Skype'is ja siis lähed magama. Kainena oldud aja jooksul on Jaanus jõudnud uuesti abielluda. Ja Soome rajatud ehitusfirma käekäiguga on ta igati rahul. Tänaseks on tööpäev läbi ja on meil uue hooga ja nüüd igaüks vaatab, mis ta teeb ja kes läheb jooksma, kes läheb niisama jalutama. Aga siin magan mina, see on minu kontor ja elutuba ja minu tööpäev ei lõppe sellega, kui ma tulen objektilt, siis ma hakkan siin arveid tegema, hinnapakkumisi ja muid sihukest asju. Alkoholist ja suitsetamisest ei õnnestunud Jaanusel loobuda omal käel. 2006. aasta alguses läks ta elama Harjumaal asuvasse Lootuse külla. Lootuse küla on mittetulundusühing, mille ülesandeks on alkoholi- ja narkosõltlasi oma pahest võõrutada ja ühiskonda naasmise juures abistada. Ma tavaliselt, kui ma siia satun ja tulen, et siis ma olen nagu teises kodus, et see on ikkagi oli ja jääb minu koduks. Et ise ma ei oleks sellega hakkama saanud. Selles mõttes, et seal siit territooriumist väljaspool ma ei oleks sellega hakkama saanud. Tuge on ikkagi vaja, et inimene muutuks. Üksteise toel ja ka siin tundides olles õpime lihtsalt, kuhu me oleme jõudnud oma eluga ja kuidas me sealt välja saame tulla. Hommik olid tunnid, pärast tunde läksime tööle, olime
4:30 tööl ja õhtul oli siis oma aeg, kes õppis järgmiseks päevaks, kes kirjutas koju, kes mida tegi. Tol ajal, kui Jaanus läks Lootuse külla, siis mu naise sõbranna mees töötas Lootuse külas ja ta võttiski Jaanuse sinna vastu. Me rääkisime talle 4 aastat ennem seda juba, aga ta ei kuulanud meid. No, siis ma leidsin ühe parema mehe Valjalast, kes sellistele meestele peale läheb. Tal võttis ka lähemine aega, tükk aega, 2 nädalat vist piiras teda. Aga kui ta rääkis, ta oli küps. Selles suhtes küps, et ta oli täitsa põhjas, tal polnud midagi. Külm kodu süüa ei ole, üksinda, metsas. Iga päev juua täis. Kus sa lähed? Lootuse küll. Ta oli üks päris kuulus mees oma kodukülas, oma kodukohas. Ja kuulus ta oli oma pühendunud tegevusetuse poolest. Paistis silma sellega, et ta oli kogu aeg purjus, magas, kus juhtus eluheidik, nagu Eestis nimetatakse neid inimesi. Ja muidugi, kui ta tuli siia, siis meil on see pilt, et päev, kui ta tuli siia, me võtame alati pildi inimesest. Ja ega teistmoodi ei saakski seda pilti nagu lugeda või tõlgendada kuidagi. Ja loomulikult see 10 kuud, kui ta oli siin, see ei olnud kerge aeg Jaanusele. Ei saa öelda, et see raske aeg meile oli, sest see on nagu midagi, millega me puutume kokku kogu aeg. Aga Jaanus oli päris kõva pähkel, ütleme niimoodi. Selline uhke, paendumatu Eesti mees. Allumine oligi see kõige raskem minu jaoks, et ma olin ikkagi küllaltki uhke ja ennast täis vend. Ta allus, vaatamata kui raske see oli. Me ei tee seda tööd niisama tühjalt. Ja me teame, miks me teeme seda ja miks me erinevaid asju nõuame. Ja Jaanus, ma nägin, et see ei olnud kerge. Ta raveles. No, ma mõtlesin ka, kui ma tulin programmi, et ma olen seal paar nädalat, vaatan, tervis saab korda. Ja mina viitsisin olla. Aga 2 nädala pärast mu mõte muutus. Ma nägin, et nii on hea ja ma ei pea hommikuti muretsema, kust ma alkoholi saan, ma ei pea õhtul muretsema, et mis ma jälle korda olen saatnud. Mul oli hea olla ja ma tegin lihtsalt otsuse, et minule sellest vanast elust aitab ja ma tahan teistmoodi elada. 10–12 kuud kestvas Lootuse küla programmis tagatakse meestele elukoht, toit ning psühholoogiline ja vaimulik abi. Usk kui selline ei olnud minu jaoks ei olnud uudis, ei olnud uus asi. Pärast Patarei vanglast vabaks saamist käisin ka kirikus, aga tollel ajal lihtsalt ei leidnud mina oma kohta seal. Et ma ei olnud valmis jääma sinna. Et nüüd oleme jõudnud siis selle majani, kus mina see 10 kuud veetsin. Ja siis vaatame siia sisse, kuidas siis mehed siin elavad. Et kui mina siia tulin, siis meil ei olnud isegi duširuumi, me käisime seal teises majas duši all. Nüüd meil on siin duširuumid kõik olemas. Mina veetsin oma 10 kuud selle koha peal siin. Et magasin ja mäletan, kui ma siia esimesed päevad tulin, siis ma pidin siit üles ronima, siis ma tudisisin ja värisesin ja ma ei saanud üles, ma ei saanud alla ja et see oli siuke aeg, mida ei tahaks kunagi enam tagasi. Mitte selles suhtes, et siia programmi tulla võid üldse elada enam siukest elu, et sa pead tudisema ja värisema ja sul on halb olla. Ja see on ehitatud tegelikult meeste oma kätega. Kõik mehed, kes siin programmis on, meil ei ole siin mingit ehitusbrigaade ja midagi, mehed ise teevad kõik. Nüüd me oleme jõudnud siis saekaatrisse. Et see on selle küla süda, kus käib kogu tootmine. Et siin te näete neid laotud puuvirna, et mehed on need ise kõik saaginud metsast ja lõhkunud siin nende masinate peal. Ja kõik kütte nad teevad ise, mis nad talvel kasutavad.
siin on ka müügiks tehtud puud, et need lähevad müügiks kõik ja selle müüdud raha eest siis see küla toimub. Et seal on saepink, mille peal siis hakkasin mina tööle. Minu jaoks oli see uus kogemus, ma ei olnud seda tööd kunagi teinud ja see on see koht, mis õpetas minule distsipliini. Ja nüüd, kui ma ise oma firmat seal Soomes pean, siis on see tulnud mulle väga kasuks. Et ma tean, mida ma meestele räägin ja seal tööohutusest ja asjadest. Et see kõik see minu tarkus juhtida firmat, panna mehi tööle, olen ma tegelikult saanud siit selle koha pealt. Jaanusel on kokku 7 õde-venda. Kui oma jooma-aastatel võõrandus Jaanus perekonnast, siis tänaseks on ta taas õdede ja vendadega rohkem lävima hakanud. Aga muidugi seda usaldust, et ma tõesti olen see, kes ma täna olen, see võttis aega. See võttis ikka 3-4 aastat aega, enne kui see sama vend hakkas uskuma, et nüüd on vist tõesti nii, et ta enam ei joo. Ja ema muretses muidugi, kui õhtul koju ei läinud, siis oli kohe telefonikõne, et kus sa oled, mis sa teed. Et see võttis aega. Aga peale seda, kui ta Lootuse külast hakkas kirjutama ja suhtlema hakkasime niimoodi tihedalt, et siis me jäimegi. Et siis oli nagu kõik korras, et siis oli nagu see minu jaoks ka see sein ületatud, et mina teda kahjuks aidata ei saanud tol hetkel, aga Lootuse küla sai. Ja peale seda, kui Lootuse külast ära tuli, et siis oli juba perekond hästi tähtis. Et siis oli juba kõik korras. Ja kui ma hiljem rääkisin, ma arvangi, et Lootuse külas rääkisin sealt kellegiga neist, et endal oli nagu halb tunne, et pere ei suutnud aidata. Siis minu arust Märt Vähi vist ise ütles ka, et see on selline asi, see on selline olukord, kus lähedasel inimesel on väga raske aidata. Lisaks Lootuse külale on alkoholisõltlastel teisigi võimalusi, kust abi otsida. Sõltlaste nõustamisega tegeleb ka Töötukassa. Sellel inimesel, kellel on näiteks alkoholisõltuvus, on võimalik pöörduda vastava ettevalmistuse saanud psühholoogi poole. Ja siis selle käigus juba välja selgitada, kui palju see raviaega võtab, mis selleks kõigeks tarvis on ja kas on tarvis ka näiteks sellist ravi, mitte ravi. Nii et üks variant on meil psühholoogiline nõustamine alkoholisõltlastele ja siis me saame sõltlasele ka teha päris sellise individuaalse programmi selle jaoks. Jaanus kuulub täna ka Eesti Kristliku Nelipühikiriku Paldiski koguduse juhatusse. Ta korraldab koguduse haldusasju ning tegeleb ka praeguste sõltlaste nõustamisega. Paldiski on selline piirkond, kus on palju minu sarnaseid, kes vajavad abi ja mitte ainult alkohoolikuid, vaid seal on ka selliseid perekondasi, kellel ei ole süüa, ei ole raha, et nende eest hoolt võtta. Meil on siin 2 endist Lootuse küla poissi, üks on narkoman, üks on alkohoolik, kes siis on meil pastori kohusetäitjad siin, kes viivad siin siis 24 tundi seda tööd läbi. Et meie oleme neile nii toeks ja nõuks kogu selle asja juures. Et see on meie siis üks see mees, kes teeb siin seda tööd, on pastori kohusetäitja siin. Tema on ka siis Lootuse küla lõpetanud, et tema oli siis alkoholiprobleem. Aga nüüd ta on, ja pluss veel teatud asjad ja tema elu on kõvasti muutunud ja mul on rõõm selle mehega koos tööd teha. Kui sina oled saanud midagi head, sinu elu on muutunud, sa oled saanud selle korda, siis sa tahad, et teistel ka oleks hea ja siis sa annad jälle välja seda kõike, seda tarkust ja seda on raske sõnadesse panna, see lihtsalt tuleb südamest, et sa saad midagi head inimestele lihtsalt teha. Mul on hea meel teid tervitada siin kõiki. Sel sügisel asus Jaanus õppima Toompea koguduse juhtide kooli. Ta ei välista, et temastki võib saada ühel päeval pastor. Nelipühi kirikus hakkab siis juhtide kool, kus siis õpetatakse välja juhte, kes siis hakkavad töötama kirikutes ja
ja teine osa neist on, kes hakkavad rajama kirikuid. Et mina võtan suuna sinna peale, kes rajab neid kirikuid. Et mina olen niisugune püsimatu hing, et mina tahan ringi liikuda ja midagi teha, et ma ei suuda eriti kuskil koha peal istuda. Olgugi, et enamuse oma ajast vedab Jaanus praegu Soomes, asub tema kodu ikkagi Tallinnas. See on minu kodu, ma tulen siia alati rõõmuga ja see on koht, kuhu ma tulen ikkagi nagu oma koju. Ma panen oma asjad kokku ja ma hakkan jälle Soome poole minema ja tulen nädal lõpus jälle tagasi. Nii see minu elu käib. Et õnneks ma ei pea midagi palju kaasas kandma, et mu elu on niimoodi planeeritud, et mul on asjad seal ja asjad on siin ja nii hügieeni asjad kui riided ja ma võin minna selle kotiga, lähen laeva ja tulen selle kotiga laevalt ja siin on kogu minu elu. Perekond on Jaanuse tänase käekäiguga rahul. No praeguselt on nagu näha, et kõik on korras. Nii nagu peaks. Üks iseenesest lugupidav meesterahvas elama. Meil on ju vanusevahe üsna suur. Ma mäletan teda ju ka sellistest hetkedest, kus mina olin 10-12-aastane. Ja siis see Jaanus ja siis praegune Jaanus on nagu täpselt üks ja sama selles mõttes. Aga see vahepealne, loomulikult see ei olnud üldse tema. Kui ma mõtlen siin nüüd varsti juba see 8 aastat tagasi, kellena ma sinna Lootse külla läksin ja kes ma nüüd olen, ma vahest ei tunne ära ennast. Ma mõtlen, kas ma olen ikka mina või on see keegi teine, kes neid asju teeb. Aga ma tegin lihtsalt kunagi õige valiku. Ma ei ole kahetsenud siiamaani kordagi, et ma ei tarbi alkoholi ja ei tõmba suitsuda. Mõlemad vennad, nii Toomas kui Jaanus, tegelesid omal ajal purjetamisega. Täna on nende unistuseks 2 peale soetada jaht, et vana hobi taas üles soojendada. Meil kõigil on unistused ja mine tea, võib-olla üks päev see unistus täitub, et saan oma vennaga jälle koos purjetada ja tegeleda selle asjaga vaikselt edasi. Kui sa oled oma elust 18 aastat purjetanud, see on nagu haigus. Kui see tuleb, siis ta jääb. Sellest enam lahti ei saa.